Harald, sina rääkisid mulle oma kogemusest olles juhendatav Maja poolt ja et kuidas see õpetas sulle sünteesimisoskust ja loovuse kasutamist, et räägi sellest natuke. Maja on siis olnud minu bakalaureuse ja magistritöö juhendaja. Mina olen majandusteaduskonnas uurinud loovuse suunda. On mõned inimesed, kes on küsinud, et kas see ei ole mitte psühholoogia valdkonna teema, aga ilusti seal on võimalik majandusega ära linkida. Kui Maja kabinetti lähed ja oma seda bakatööga seal tegeled, siis näed, tal on terve hunnik neid magistritöid seal kõrval, mis kõik ootavad tegemist. Ja üks tõik oli bakalaureuse töö puhul, kui Maja ütles, et see on päris hea, mis sa oled siin teinud, see on süntees nagu, et sa oled nagu mitu asja kokku pannud. Ja kuidagi see oli minu jaoks mingi asi, mis kõned, süntees, see on kõige tähtsam asi nagu, et see ei ole nagu mingi referaat, et ma siin jutustan, mis on, aga ma loon mingi mudeli, kombineerin mingid asjad kokku. Ja see mõte on mind hästi nagu saatnud, sest see sünteesi puhul see on alati nagu, mingi panus on sinna vaja nagu juurde tuua. Et see ongi tegelikult loovus ise, süntees on nagu loovus ise, see kõidab. Ja ma mäletan, kui Majalt tuli see parandatud lõputöö tagasi seal see paberkandjale, siis see oli kõik nagu punasega täis niimoodi igasugu kohast. Ja siis esimene reaktsioon on nagu, oi, mida ma kogu selle ajal olen teinud, et see on nagu nii nässus, et nii punane on seal. Aga siis, kui sa teise nurga alt vaatad, et siis tegelikult see näitab seda, et keegi päriselt süüvib sinna ja talle läheb see korda. Ja see on minu jaoks ka nagu tuletanud alati meelde, et kui sa mingit laadi tagasidet saad ja isegi kui see on nagu päris palju punast on, ütleme nii, siis see tähendab, et keegi päriselt on süüvinud sellesse, vaadanud sellele peale ja see on tegelikult ülihea, et ma seda tagasidet saan, sest sisuliselt, kui ma seda tagasidet ei saa, siis ma võin kogu kursi arvata, et mul on päris hea, kuni kaitsmiseni välja, kus võib-olla selgub, et äkki ei ole nii hea.